Tumm ja Pime läksid kohtingule. Selline esietendust just sai ühele poole ja minu kõrval on siis kõik peaosatäitjad on nii kurdid, tummad, pimedad kui ka naiivsed naisterahvad, kes nende õnge lähevad. No kuidas teil on, siis küsin selle klassikalise, mis tunne on peale esietendust, eriti kogenud näitleja Lanul? I am happy. Ei läinudki midagi vussi. Ühe sõna vist unustasin ainult ära. Muidu oli kõik hästi. Ühesõnaga publik ei saanud midagi aru, kuidas teil on, kas te olete ka valmis alati päkkima kedagi, kui midagi sassi läheb? Kas tõesti oli nii tiip, et publik ei saanud midagi aru? Publik ühesõnaga etendust aru ei saanud, väga hea. Nii, mis te rääkisite? Veljoga rääkisime siin lava taga vahel, et meil oli selline väikene riskantne koht, oleks läinud sassi, aga õnneks mõlemad suutsime niimoodi üksteisele väiksed õlekõrred visata ja kõik läks hästi. Kes su päästeingel oli? No muidugi minu päästis Kristel. Päästis Veljo. Mina ujusin ise välja. Diana, kuidas sul läks? Ma olen väga õnnelik, see väga tore kamp on meil koos, et ma arvan, et meil läks väga hästi. Sest et meil on väga hea üksteise mõistmine ja klapp olnud. Tõesti viipekeeles saab ka üksteisest nagu aru. Jah, et see on vist küll selline õnneasi ka, et satub kokku selline kamp ja kõik sujub või ei ole nii? Kas on juhtunud ka niimoodi, et on suve etendustuur ja ei ole seda, noh? No seda juhtub harvemini. Reeglina ikkagi jah, tekib selline hea sünergia. Ma arvan, et nad ei räägi ausalt praegu. Sellepärast, et kindlasti on ka olnud selliseid kehvemaid etendusi ja Krall teaks sellest kindlasti rohkem rääkida. Ega vaata, ega prooviperiood ongi selleks, et see tiim saaks üheks ja kokku ja siin me vahelduva eduga poolteist kuud me ju nühkisime seda teksti ja varema ja kehvema tujuga. Rääkige, nüüd ma tahan kuulda, et kõige halvema kohtingu kogemuse. Palun, lühidalt. Kõigi eest. Jäin rasedaks kohe peale esimest kohtingut. Ma ei käi väga tihti kohtamas, mul on väga normaalsed kohtingud olnud. Ta on lesbiline, sa ei teadnud. Kala, siga ja lesbiline. Ma ei ole Kala, siga ja lesbiline läksid kohtingut. Aga ma näen, et sa said ikkagi vist abielusõrmuse, tundub või? Ei saanud mu väikesed fännid nunnukad tõid mulle midagi, ma pole veel vaatanud sisse. Kas peab kaamera ees tegema lahti? Ta on nagu jõulud. Mürk! Šokolaad ja... Kui nunnu! Oota, lillekesed. Need on... Niburõngad. Kui nunnud, ma panen need kohe kõrva. Diana, sinu kõige hullem kohting? Issa, ma olen nii vana, et ma olen juba seniilseks jäänud, et ma ei mäletagi. Ei ole vist olnud midagi hullu. Ei, no okei, mina võin meenutada, et mina mäletan, et mind joodeti kohe purju muidugi. Ja muidugi. Ja kujutati ette, et siis on nagu kõik on hoplaa. Aga ei olnud, ma hakkasin kohe laine nutma. No ja kellele ei hakkaks naisest kahju, kes nutab. On ju nii? Võtak. Aga ma ei tea, kas nagu profinäitajatelt saab seda küsida, kas teil ka mingisuguseid ebaõnnestumishirme oli mingi enne etendust, et sõnad vist olid kõigil peas. Kas midagi oli sellist, mis oli ka ebakindel enne esikat? No, las profid ikka räägib. No ei, selles suhtes on, ega vaata, kui proovi teed, seda proovis istub ainult sul lavastaja ja võib-olla mõned duubelnäitlejad, aga siin on üle 300 inimese ja ei tea kunagi, mille peale reageeritakse, sest täna oli tõenäoliselt siin lava taga, mõtlesime mingisugust paar nalja, mille peale me poleks elu sees tundki, et selle peale mingisugune reaktsioon toimub, aga tõenäoliselt on ka see vastavalt kohale, et üks on Arukülas on väga tore publik alati, aga võib-olla hoopis kuskil Mõhtakul või Kapakohilas on võib-olla hoopis teistsugune ja naerad hoopis teiste naljade peale. Ei, mina arvan, Tallinnas on kõige hullem publik selline naerda üldse. Aga Krall, päriselt ka, kas sul on ikkagi mingi nipp näiteks, et kui kõik läheb B-sse ja päris korralikult, tekibki see black out, nagu öeldakse. Mis see oleks mingi nipp anda nüüd selline amatööridele
ei no selles suhtes, mis siin nippi on, et see tuleb hakata tagasi kerima või võtta kohe seeni, no ei, seeni alguse tagasi ja hakkad uuesti tulema, uuesti tulema ja mis siis, et keegi ei saa aru, et sa kordad seda. Et mõtlevad, et see ongi lavastuse oma, aga siis tuledki hakkad samast seenist algusest pihta jälle, ja siis tulebki see koht ja juba libiseb mööda. Siis enam ei jää. Ja loodan. Reeglina tuleb loota, et äkki mõni partner tuleb ikkagi kuidagi sulle appi. Mõni tumm päästab su ära. Okei, see oli muuseas, miks sa seda varem ei öelnud? No meil pole nii suuri jamasid olnud veel, et ma lootsin, et see ka ei juhtu, et tõenäoliselt, kuna nüüd on juba publikus esimene karastus käes ka, et ma siiralt loodan, et see jääbki samuseks väga heaks kogemuseks ja meil on stardipauk oli väga kena. Oli küll, jah. Aga paluks nüüd teie kui profid, teil on siis 2 sellist nii-öelda algajat näitlejat, et millist teil on siis Anu Saagim ja Triin Tulev, eks ole, kes Triin Tulev on küll Lihtsa elu saates osalenud, aga pole nagu päris nii näitlejat, et mis nipid või näpunäited teile nüüd neile oleks veel midagi või neil on juba nii kõik käes ja kõik on nii okei? Noh, mängige paremini. Nii. Äkki sul on mõni näpunäide? Ma arvan, et see meie koostöö ja kõik need etendused ise näitavad kätte, et nad on praegugi väga tublid ja iga etendusega lähevad paremaks. Ja mis siin salata, ega nendel olid kõik esimesena tekstid peas. Jaa. Meie oleme see, kes... Tahad laisad. Ja meil on võib-olla teistsugune taktika, et me mängime endale teksti pähe, aga nemad õpivad teksti pähe. Nii et see on võib-olla on pluss ja ma arvan, et väga suur pluss. Ja meil on nüüd mida nendelt õppida. Ja see ongi jah, lühikese aja puhul on see ilmselt pluss, jah. Kus teid nüüd järgmisena näeb, mis see next stop on, kuhu piletid ostma peab? Kuressaare on järgmine. Homme lähme Rakke! Issand jumal! Rakke, siis me läheme Kuressaarde ja siis me läheme Hiiumaale. Ja siis rohkem ma ei mäleta. Me restardi teeme sulle. Hiiumaad lähme Elvasse. Aga me teeme selle etendusega praktiliselt terve Eestile ringi peale, nii et kohad on ja kui keegi tõesti magab maha, siis lõpus on meil nii Tartus kui ka Tallinnas, nii et tulgu vaadaku looma ja seepärast vaadaku meie etendus ka üle. No edu teile tuuriks siis ja väga lahe oli. Saluut! Vau, tšau! Tulge vaatama meie uut etendus, Kurt, Tumm ja Pime läksid kohtingule. Muidugi etendus hakkab kohe pihta ja mina olen väga närvis, aga